Tere tulemast kuulama minu podcasti Elu pärast tänast 7. osa, kuhu olen ühendanud oma blogiosad Päev korraga ja 2 keemiaravi. Keemiaravi infusiooni järel ootasin, mida kõike juhtuma hakkab. See oli selline omamoodi olukord, kui polnud aimugi, millised nendest paarisajast kõrvalnähust siis võisid minu puhul esile tulla. Tegelikult, kui olin istunud vastuvõtul ja need kõrvaltoimed koos õega rohkem või vähem läbi käinud, siis selle tulemusena oleksin tahtnud kõige parema meelega sealt tagasi vaatamata põgeneda. Siiski istusin täiesti stoilise rahuga edasi ja kuulasin kannatlikult, mida kohutavat kohe-kohe minuga tõenäoliselt juhtuma hakkab. Mingil hetkel tundsin, et seda kõike oligi korraga lihtsalt liiga palju. Samas teadsin ka, et see ei aitaks ei mind ega mitte kedagi teist, kui nüüd veel üle muretsema hakkan. Pean ütlema, et esimese oksaliplatiini ja bevacizumaabi infusiooni ja 2-nädalase kabetsitabiini tabletikuuri järel tundsin ennast tegelikult hästi. Väga suur osa mu keskendumisest muidugi kulus sellele, et teha kõik täpselt ettekirjutuste järgi. Sõin korraliku täpsusega enne tablettide võtmist, mille kellaajad olid 12-tunnise intervalliga paika pandud. Pidin keskenduma sellele, et jätkan võimalikult tavapärast rütmi. Söön normaalselt, liigun piisavalt ja kogu selle triangli keskel ka magan piisavalt. Sain selle kõigega enda arvates suhteliselt hästi hakkama. Kõrvalnähtudest ilmselt kõige häirivam oli käte ja näo külmatundlikkus, mis tähendas seda, et õues tekkis kätesse, näopiirkonda ja isegi jalgadesse tugev torkimistunne. Lisaks läksid nägu, käed ja jalad täiesti tuimaks. Näiteks võtmega ukse avamine õuest tuppa tulles oli suhteliselt raske, sest esiteks ei püsinud võti korralikult käes ja teiseks see ääretult ebameeldiv torkiv tunne tegi peaaegu et haiget. Kirjeldamatult ebameeldiv tunne, mida on sõnadega peaaegu et võimatu edasi anda ja kirjeldada. Samas alguses see oli selline möödaminev nähtus ja palju abi oli, kui panin lihtsalt käed kohe sooja vee alla. Sama külmareaktsioon tuli ka siis, kui võtsin näiteks midagi külmutuskapist ja vahel tekkis tunne, et tahaksin selle midagi lihtsalt käest maha visata. Söögi tegemine oli täiesti omamoodi väljakutse seetõttu, et ühtegi külma asja käes hoida ei saanud. Kui proovisin natuke kõrvalt vaadata oma sehkendamist labakindat käes suure kööginoaga, tuli sellest absurdsest olukorrast lihtsalt naer peale. See tundus lihtsalt nii jabur, nagu mingis odavas 3. kategooria komöödiafilmis. Kokkuvõttes kõik need probleemid andsid pikkamööda järele ja tabletivaba nädala ajal, ravi alguses, kadusid veel täielikult. Teinekord protseduurile minnes oli selles mõttes hea, et olin omast arust väga teadlik ning teadsin täpselt, kuhu pidi minema ja mis toimuma hakkab. Muidugi parem, kui selliseid käike üldse vaja poleks ega ei tuleks. Aga asjad olid just nii, nagu nad olid ning tuli tegutseda nende võimaluste piires, mis sellel hetkel olid. Protseduur ise läks natuke kiiremini kui esimesel korral ja nagu esimesel korralgi, mitte midagi imelikku minuga sellel ajal ei toimunud. Toimuma hakkas siis, kui peale protseduuri osakonnast välja kõndisin. Siis tundus ühtäkki, et sain vähemasti pooled kõrvaltoimetest ühe korraga. Kurku tekkis kramp, hingata oli raske, käed surisesid ja olid täiesti tundetud, nägemine oli hägune ning kogu olemine oli nii kummaline, et jäin igaks juhuks haiglaaulas istuma.
Selge oli see, et päris kohe ma kuhugi poole minema ei hakanud, vaid otsustasin vaadata, kui hulluks asi läheb. Rahustasin ennast kogu aeg mõttes ja kordasin, et see läheb kohe üle ja pole midagi hullu. Tegelikult sellel hetkel olukord oli väga hull ja veetsin seal aulas terve tunni, sest pidasin paremaks olla valmis haiglaruumides ning vajadusel oleks abi lähedal. Mingit abi õnneks siiski vaja ei läinud ja kuna kartsin, et nende kõrvalnähtudega ma bussidega koju ei jõua, siis otsustasin endale takso tellida. Kui telefonis rääkima hakkasin, siis selgus tõsiasi, et kurgukramp oli viinud hääle. Suhteliselt hädiselt sain vaevalt kähisedes selgitatud, kes ma olen ja mida soovin. Õnneks klienditeenindaja oli tõeliselt empaatiline ja kannatlik ning sain suure vaevaga oma jutu kuidagimoodi selgitatud. Tugevad ja mittemeeldivad kõrvaltoimed kestsid päris võimsalt nädala. Ühtekokku 1,5 nädalat olemine oli suhteliselt halb. Suur oli rõõm, kui avastasin, et sain siiski minna natukeseks välja kõndima. Mul oli kasutuses 3 keemiaravimit ja nendest ühe, ehk nagu varem ütlesin, oksaliplatiini kõige tugevam ja ebameeldivam kõrvalmõju oli just külmatundlikkus. Kui peale ravi kodus süüa tegin või külmkapist midagi võtsin, mul olid kogu aeg kindad käes. Tulin siiski nende kõrvaltoimetega kuidagi toime ja lubasin endale selle eest mõned plusspunktid. Kõike oli kergem taluda, kui esiteks toimid täpselt ettekirjutuste järgi, jälgid oma enesetunnet ja kogu aeg usud, et homme on parem päev. 3. keemiaravi oli juba ette natuke hirmutav eelmise korra arvukate ja väga tugevate ning kauakestvate kõrvalmõjude tõttu. Otseselt teha muidugi polnud midagi, sest oli täpselt 2 võimalust. Kas lähed ja jätkad ravi või siis katkestad selle? Loomulikult otsus oli enda teha ja tegelikult ju keegi ei teagi, mis see õige lahendus oleks. Siis keerutadki mõtteid omas peas ja proovid omast arust teha ratsionaalseid ja toimivaid otsuseid. Ja vahel oli tunne, et just see, mida ma olin otsustanud, see oli see ainuõige. Mingil hetkel kahtlesin, et äkki olen siiski teinud valed valikud. Lõputu mõtete jada, mis tegelikult ei viinud kuhugi. Parim viis oli sellisel puhul proovida magada head ööuned ning alustada päeva oma peegelpildile naeratades. Seda viimast olen praktiseerinud viimased 2 aastat ja sellest tuleb tegelikult parem tunne, kui seda ette oskaks kujutadagi. Ja siis oligi aeg siirduda saama 3. keemiaravi. Rääkisin enne protseduuri kõik, mida olin kogenud eelmise korra järel ja seejärel veel 1,5 nädalat mitte just kõige paremat enesetunnet. Hetkeõed mõtlesid, et kas peaks küsima arstilt dooside kohta, kuid jõudsime üheskoos järeldusele, et sellel nädalal, kui tablettidest oli paus, kõrvaltoimed siiski andsid järgi. Jäime otsuse juurde, et alustavad täiesti normaalselt sama kogusega ja kui midagi kummalist ilmneb infusiooni ajal, konsulteerivad kohe arstiga. Tegelikult midagi väga erilist ei toimunud ja kogu protseduur läks kokkuvõttes hästi. Seekord ma ei jooksnud ka osakonnast kohe minema, vaid õdede valvsa pilgu all jalutasin edasi-tagasi, istusin ja tõusin ja jalutasin veel 2 korda. Sain ka täpsed juhtnöörid, et kui nüüd minema lähen, ei ürita teha kiirkõnni rekordit nagu eelmine kord ning olen väljas hingamisega võimalikult ettevaatlik. Kuna teadsin kõik need suhteliselt hullud kõrvaltoimed, mis eelmisel korral olid tulnud, siis liikusingi väga rahulikult ning enesetunnet jälgides ja kõik läks ilusti kuni koduni. Kõrvalnähud muidugi olid endiselt suhteliselt tugevad ja tundlikkus külmale oli kahjuks täiesti väljakannatamatu. Nagu näha, talusin
kuidagi kõike, mis minuga toimus. Juhul, kui terviseprobleem oleks ainuke probleem elus, oleks vaid üks asi, millega aktiivselt tegeleda. Kahjuks toob suur terviseprobleem kaasa väga palju ja väga suuri olmemuresid, mis tervele inimesele oleksid ilmselt lahendatavad. Kui aga haigusest tingitult on tööl käimine ja toimetamine määramata ajaks suhteliselt sassi löödud, siis tegelikkuses natukese ajaga saab sinu elust mingi kohutav lahendamata olukordade sasipundar. Ega ei olnudki mitte mingit muud valikut, kui tasapisi sammhaaval homsesse. Tänan, kui kuulasid ja tere tulemast kuulama järgmist osa.